Tere! Selles videos räägime masinnägemisest. Masinnägemine on tehisintellekti alamvaldkond, mille eesmärk on eraldada informatsiooni digitaalsetelt piltidelt ja videodelt. Ehk siis, et kogu pildimaterjal, mis on kuskil arvutis, telefonis, digitaalsel kujul kättesaadav, kuidas eraldada sellelt informatsiooni. Mille jaoks masinnägemist kasutada saab? Tänapäeval kasutatakse seda väga paljudeks asjadeks, kuid peamised valdkonnad on objektide tuvastamine ja klassifitseerimine, ehk kuidas leida pildi pealt, mis seal on. Teiseks teksti eraldamine piltidelt, et kui pildi peal on mingi tekst kirjutatud, kuidas seda automaatselt sealt kätte saada. Ning kolmandaks nägude ja emotsioonide tuvastamine, mis oma olemuselt on tegelikult objektide tuvastamine, kuid nii palju erinev kasutuslugu, et väärib esile toomist. Vaatame objektide tuvastamist. Anname ette masinale mingi pildi, näiteks antud juhul pildi elektriliinist, söödame selle Google Vision AI'le ette ja vaatame, mis me tulemuseks saame. Antud juhul Google'i masinnägemise mootor annab meile tulemuseks, et 99% tõenäosusega on siin elektriliinid, 97% tõenäosusega elektripostid, pildil on ka elekter, taevas ja kommunaalteenus, ehk siis, et kuna mudel on treenitud selliselt, et ta suudab ka erinevaid kontseptsioone leida, näiteks kommunaalteenus ja varasemalt tema näidetes on olnud kommunaalteenuse piltide peal elektripostid, siis antud juhul suudab ta selle märgi siia külge panna. Objektide klassifitseerimine. Sama pilt ja me võime esitada küsimuse, et kas elektriliin on terve või katki. Kasutasin siin Azure Custom Vision Engine'it, mille peal treenisin umbes 10 pildi peal nii katkistest kui tervetest elektriliinidest näite ja andes ette nüüd selle pildi, siis Azure Custom Vision Engine annab meile vastuseks, et tõenäosus, et liin on terve. Näiteid võimalikest klassifitseerimisülesannetest. Esiteks, näiteks optiline järelevalve. Kujutage ette videokaamerat, mis tuvastab automaatselt suitsu ja lahtise tule, teavitab omanikku ja kutsub Päästeameti. Teiseks, näiteks optiline ärivõimaluste tuvastamine, kus me siis näiteks pildituvastuse abil leiame satelliidipiltidelt ja aerofotodelt automaatselt kodud, kellele võiks pakkuda päikeseelektrilahendust, kellel on katuse vaba pinda, kuhu saab päikese elektripaneele installeerida. Kolmandaks, optiline defektide tuvastamine. Ehk näiteks võtame regulaarselt tehtavad droonipildid, mis lendavad tuulikute läheduses ja need tuvastavad automaatselt hooldusvajaduse, et kas tuuliku labadele on kogunenud mustust, surnud putukaid, soola, mõrad vundamendis või tornis. Ning viimaseks optiline ennustav hooldus, näiteks elektriliinide või transpordimasinate hooldusvajaduse automaatne tuvastamine. Kujutage ette süsteemi, kus meil on videopilt transpordimasinatest ja meil on varasemalt näited sellest, et millisel juhul on kuskil probleem, näiteks see masin on kaldu, rehv on katki, kuskil on mõrad ja me tuvastame selle automaatselt pildi pealt. Siit edasi teksti tuvastuse juurde. Antud juhul meil siis on tekst ühest liiklusmärgist, mis suunab Estonia kaevanduse juurde ja samas killustiku ja aheraine müügi juurde ja me võime küsida, mis tekst on pildil. Andes selle pildi ette siis Google Vision AI'le, tuvastab ta meil 2 tekstiplokki. Esimeses plokis on Eesti Energia, mis on õigesti tuvastatud, ning teises plokis ütleb masin meile, et kirjas on Estonia kaevandus. Ehk siis antud juhul me näeme, kuidas masinnägemise süsteem tegi väikse vea, arvates, et see nool on T-täht. Ideid teksti tuvastuseks, kus me seda reaalselt kasutada saame. Näiteks dokumentide digitaliseerimine. Meil on hulga vanu mittedigitaalseid dokumente, prinditud dokumente ja me tahame need digitaliseerida, kanda arvutisse. Samuti näiteks dokumentide automaattöötlus. Kujutage ette, et teil on PDF-i fail, seal on mingid tarnedokumendid
ja seal tarnedokumentide hulgas on tabelid, mida keegi kannab näiteks käsitsi Excelisse. Ja selle süsteemi saaks potentsiaalselt asendada masinnägemise süsteemiga. Ning kolmandaks optiline tekstituvastus, kus me võiksime näiteks elektrimõõdikute näitu lugeda pildilt. Eestis seda küsimust ei ole, Eestis on nii-öelda nutimõõdikud, mis saadavad ise automaatselt energia näite, aga näiteks Leedus veel täna elektrimõõdikute näidu lugemine käib inimese enda poolt ja selle asemel, et seda näitu inimese poolt lugeda, me võiksime seda teha näiteks automaatselt masinaga. Järgnevalt nägude emotsioonide tuvastamise näide. Anname ette ühe pildi, kus on 3 inimest. Siin on Eesti Energia ja Nelja Energia tehing. Ja mis on need näod ja emotsioonid pildil? Vaatame, mida Google arvab. Google'i masinast see läbi lastes ütleb Google meile, et nägu 1, tema näos on 70% tõenäosusega õnnetunne või joy, tema on õnnelik ja see on tõenäoline. Nägu 2, tema on 92% tõenäosusega õnnelik ja nägu 3 ja siis ütleb meile, et õnnetunne on ebatõenäoline selles näos, 52% tõenäosusega. Milliseid ideid võiks olla nägude ja pooside tuvastuseks ja emotsioonide tuvastuseks? Näiteks personaliseerimine. Kujutage ette, et videokaamera tuvastab automaatselt kodus viibijad ning reguleerib targad süsteemid vastavalt nende tavapärastele eelistustele. Kui kodus viibib keegi, kellele meeldib soojem temperatuur, tõstab ta kodutemperatuuri ja vastupidi. Või optiline heaolu kontroll. Kujutage ette süsteemi, kus arvuti veebikaamera jälgib teie tööasendit ning tööruumi valgustaset ning annab sõbraliku soovituse, kui asend või tööruumiga võivad kaasneda terviseriskid. Ning viimaseks optiline isikutuvastus, kus siis kuhugi siseneb töötaja, ta ei pea kasutama kaarti sisenemiseks, vaid ta tuvastatakse automaatselt siis pildi baasil. Läheme siit edasi sellise kontseptsiooni juurde nagu eeltreenitud masinnägemise mudelid. Masinnägemise süsteemi võib treenida nullist, aga tänapäeval on meil võimalus kasutada ka eeltreenitud mudeleid. Eeltreenitud mudelid on siis sellised, kus näiteks Azure või Google on treeninud ühe suure masinnägemise mudeli miljonite piltide baasil. Teinud ära väga suure töö, et treenida masinnägemise mudel. Ja mis seal taustal toimub? Nendele mudelitele on siis ette antud väga suur arv erinevaid objekte, erinevate nurkade, erinevate valgustasemete alt ja sügavates närvivõrkude mudelites on õpitud selgeks nende objektide tuvastamine. Ja vaatame seda Google Vision AI näidet ka, mida ta suudab teha ühe juhuslikult ette antud pildiga. Anname siis Google'ile ette ühe pildi, valime siit ühe juhusliku pildi elektriliinist. Mingil põhjusel ei taha meiega koostööd teha, proovime uuesti. Nii. Ütleme, et me ei ole robotid. Ja Google töötleb pilti ja annab meile esimese asjana objektid, mida ta pildi peal näeb. Et on joonistanud rohelise kasti ümber, ütleb, et see on meil mingi taim ja siin meil on stopp-märk. Vaatame, milliseid märgendeid ta siia andnud on.
ütleb meile, et pildil on 96% tõenäosusega taimed, seal on taevas, seal on stopp-märk, siin on mingi taristu, siin on mingi sõiduk. Ja põhimõtteliselt lähme korra tagasi. Ja me saame ka vaadata, milliseid logosid ta siit tuvastas. Antud juhul siis tuvastas selle stopp-märgi ja tekstina tuvastas ka stopp-teksti, aga siit samamoodi leidis üles selle posti pealt ka mingid väiksemad tekstid. Et see on siis kogu selle töö teeb Google'i mudel või mudelite kogum taustal ära ja seda sama tööriista saate tegelikult kasutada ka enda kasutuslugude jaoks. Siit edasi minnes, kuidas käib reaalsete probleemide lahendamine eeltreenitud mudelitega? Kujutame ette sellist reaalset probleemi, et meil on näited katkistest ja tervetest elektriliinidest ning eesmärk on luua süsteem, mis ütleks, kas liin on katki või terve. Me anname need pildid ette sellele eeltreenitud mudelile ja näiteks selle katkise elektriliini tuvastamise puhul treenitakse ümber vaid mudeli viimane kiht. Nii-öelda tuunitakse mudel meie siltidele vastavaks ja seejuures elektriliini äratundmise on mudel juba varasemast selgeks endale saanud. Eeltreenitud mudelite kasutamine võimaldab meil treenida enda kasutusloo jaoks mudeli palju väiksemate näidete baasil, kui me muidu peaksime tegema. Muidu peaksime me koguma võib-olla 1000 pilte elektriliinidest, siin me saame hakkama ka võib-olla 10 või 100 piltidega. Ja teeme läbi demo katkise elektriliini tuvastamisest. Selle teostamiseks kasutame TensorFlow põhinevat tööriista Teachable Machines, mis võimaldab meil mudelit väga visuaalselt ja drag and drop meetodil treenida. Esmalt laeme üles pildid. Võtame pildid, antud juhul siin on mul näited siis katkistest elektriliinidest, kopeerin kõik need pildid, avan ja panen sellele klassile nime katki. Samamoodi teen ma ka siis teiste piltidega. Et võtan siit terved elektriliinid, avan ja panen märgendiks terve. Järgmiseks sammuks paneme mudeli treenima. Me saame siit valida ka veel muid parameetreid. Kui te natukene rohkem masinaõppest teadlikud olete, saate juba määratleda, et mitu treeningringi ehk epohhi läbi tehakse, mis on õppemäär ja nii edasi. Aga antud juhul eeldame, et need vaikimise väärtused on mõistlikud ja paneme mudeli treenima. Näeme, et siin on silt training ehk mudel treenib. Ja valmistati ette treening andmeid. Nüüd toimub treening epohhide läbimine ja meie mudel on treenitud. Selleks, et mudelit testida, laeme üles mõne pildi, mida me treenimisel ei kasutanud. Ehk jällegi seesama praktika, et me mudeli headust hindame nende andmete peal, mida me treenimiseks ei kasutanud. Ja võtame siit, ma olen eraldanud testandmed. Võtan siit ühe pildi näiteks, mis on tervest elektriliinist. Vaatame, mida mudel arvab. Ja meie mudel arvab, et 100% tõenäosusega siin on terve elektriliin. Proovime veel. Võtame siit ühe näite katkisest elektriliinist.
ja jällegi meie mudel täiesti adekvaatselt tunneb ära, 100% tõenäosus annab sellele, et see elektriliin on katki. Teeme veel ühe näite. Võtame siit ka üks katkine elektriliin. Ja siin meie mudel eksib. Ütleb, et 87% tõenäosusega see elektriliin on terve, kuigi tegelikult me näeme, et see on katki. Selleks, et seda mudelit veel parendada, peaksime me talle rohkem näiteid andma elektriliinidest. Et mina andsin treeningnäidetena ainult umbes 15 katkist ja 15 tervet pilti, ja seda on selgelt liiga vähe, et ühte head mudelit treenida. Aga kui meil see on tehtud, saame me põhimõtteliselt mudeli eksportida ja kasutada seda omale sobivates teistes keskkondades. Sellega on sissejuhatus masinnägemisse tehtud. Aitäh kuulamast!